kas tuleb tuul või ei tule, kivid peavad olema kotis et kaamerat see tuuleke meil ära ei viiks. Kuidas panna püsti videostuudiot iga ilmaga? Palju meil praegu kraade on? Praegu on 20 kraadi kindlasti. Ja backlight veel toimib, päike? Toimib, aga varsti tuleb külje peale ja ette. Nii et peame kiiresti tegema. Aga mina olen Marika, sina oled? Kristjan. Ja me oleme videodega tegelenud siin üle 10 aasta ja praegu meil on siis videostuudio Tallinnas, mis on mõeldud just ettevõtjatele, kes tahavad ise videosisu luua. Aga esmalt, kui me nüüd räägime, kuidas seda püsti panna, et mis on need 4 asja, mida jälgida, kui sa tahad ka endale videostuudiot kas kodu või kontorisse või kuhu iganes püsti panna, siis ma jagaks kõigepealt, miks üldse see video kasulik on. Nimelt ma alustasin 4 aastat tagasi persoonibrändiga Proua Expert, kus ma siis hakkasin tegema koolitusi ja tol korral Kristjan siis aitaski mul panna püsti stuudio meie enda kodu ja tänu sellele, et see videokvaliteet ja heli oli hea, juhtus selline asi, et kuskil aasta ajaga oli mu meililist kasvanud 5000 inimese peale. Ma jäin silma veebimajutusele, mina väike üksik tegija, minu jaoks oli see suur nagu edasisamm. Veebimajutusega koos asutasime sellise ettevõtte nagu Veebikool ja Veebikool on praeguseks tegutsenud 2 aastat, aga meil on 999 subscriberit. Ma just nüüd värskelt vaatasin Veebikooli YouTube'i kanalis, kuhu me tegelikult ei ole turunduslikult nagu eriti sinna väga palju auru pannud, aga lihtsalt oleme kajastanud seda videot. Nii et mina ütleks, et täna on video nagu üks kõige paremaid viise, kuidas eristuda ja kuna inimestel on tekkinud juba see AI väsimus, nad näevad igasugust AI poolt loodud kräppi ja nad enam ei usu seda, siis päris inimene, päris hea, ilusa kaamera ees on nagu see, mis töötab. Teine asi on see, et video on palju kiirem viis sul oma info edasi andmiseks, et kui üks pilt ütleb 1000 sõna, siis palju ütleb üks video. Ja kolmas asi, mis mulle eriti rõõmu pakub, kuna turundusvaldkond on minu jaoks olnud ka siuke nagu kõige rohkem, kuhu ma olen süvitsi läinud, siis turundajatena me teame, et nii keeruline on seda sisu luua. Aga AI praegu aitab sul väga hästi videoformaadist tuua välja erinevaid formaate. Näiteks sa võid teha ühest videost blogipostituse, sa võid teha reelse mitu tükki, sa võid teha sotsiaalmeediapostitusi ja meie jaoks Veebikoolis ka lähtepunkt on praegu alati video, kust me siis toodame juurde seda sisu, kas blogipostitusi, reelse, sotsiaalmeediapostitusi. Nii et me teeme ühe video valmis, aga me saame tänu AI-le seda nagu luua erinevatesse kanalitesse, erinevates formaatides. Ja nagu ma ütlesin, et see aitab sul palju kiiremini kasvada, see aitab sul silma jääda ettevõtjana, et seda ma olen isiklikult kogenud siin 4 aasta jooksul ja Veebikoolis ka, et kuidas meie jälgijaskond on kasvanud. Ma lasin teha Maanusel, Maanus on imehea muideks praegu meta kontode analüüsimiseks, et kui sul on ka turundajana kas siis Instagram või Facebook kasutusel, et sa ei viitsi ise neid raporteid võib-olla teha, siis Maanus teeb seda imehästi. Kui sa ühendad ära selle oma reklaam või nende samade sotsiaalettevõtte kontodega ja Maanus tõi välja väga tugevalt ühe fakti, et video Veebikooli osas ei ole olnud lihtsalt tore asi, vaid video on olnudki üks põhilisemaid müügimootoreid, mis on toonud tegelikult meile kliendibaasi, nii et meil praegu 2 aastaga on kasvanud kogukond 10 000 liikmeliseks ettevõtjaks kuskil. Sotsiaalmeedia jälgijaid on meil, mis ta siin tõi välja, palju meil on, üle 3000, ligi 4000 praegu, kes meid on jälgimas sotsiaalmeedias ja videode vaatamisi oli üks number, mis ma isegi praegu ei leia üles, mis oli väga suur ja üllatav minu jaoks. Nii et video on töötanud nagu ülihästi, et kasvada ja laieneda. See oli siis siuke sissejuhatus, aga lähme siis selle juurde, et kuidas sa ettevõte ise saab panna siis videostuudio püsti, et mis on need 4 nagu põhiasja, mis teevad videost hea video? No kindlasti üks asi on kogemus, mis nende kõikide asjade puhul mängib rolli suurt. Ja siin on 4 asja, klassikaliselt 4 asja, mis on heli, valgus, kaamera, objektiiv, mis lähevad kokku omavahel ja kompositsioon. Sa vehkisid siin vahepeal selle asjaga? Ma vehkisin sellega, vaatasin, et see on nagu valgushajuti tegelikult, et praegu ta võtab muidugi backlight ära, aga ta toimib ka peegeldina, et stuudios kasutades siis kasutatakse selliseid nii-öelda valguse pehmendajaid, et nad teevad valguse pehmeks, et näo peal ei oleks liiga terav valgus, nagu praegu näiteks päikesega tekib. Ja valgusel on väga palju nüansse, seal on detaile, millesse ei hakka kohe süübima, kelvinid ja kõik see teema.
aga on 3 põhilist niisugust klassikalist valgust, et on eestvalgus, tagantvalgus, kontravalgus, siis, mis joonistab välja piirijooned, kui on näiteks tumedal taustal tumedate riietega inimene, siis ta tuleks nagu sealt taustast nagu esile. Ja siis on niisugune täitevalgus, mis täidab siis varjusid. See toob selle nüansi ka, mis ma mäletan, et kui me tegime kodustuudios, siis me jätsime hästi palju taharuumi alati minule, kui ma siis seal neid koolitusi tegin. Ja see tähendas minu jaoks vahepeal seda, et ma olin ninapidi ise vastu seina, minul ei olnud mingit vaadet, aga vähemalt inimestel, kes kaamerast vaatasid, neil oli siis see vaade olemas, et just, et seda tagant ruumi jätta just selle backlighti pärast, et sa saaksid nagu seda tagantvalgust suunata. Taustavalgust kindlasti on hea kasutada. Kui ei ole võimalik, siis ei ole, aga oleneb tingimustest. Stuudios on kindlasti kasulik kasutada kõike võimalikke valguseid. Ja kompositsioon ongi seal järgmine tähtis osa, et klassikaline kompositsioon on selline, kui te ETV-d vaatate, siis sealt saab päris palju õppida. Et ongi, kui inimene vaatab, näiteks kui sina vaatad minu poole, siis siin on rohkem õhku. Mitte, et sa ei vaata vastu seina ja su selja taga on rohkem nagu õhku. Ja et ka pea nupp oleks nagu piisavalt kaadris. Et saab loomulikult saab teha ka teistmoodi, aga ütleme, et kõige lihtsam on niisugune klassikaline meetod. Et me ise kasutame 3 kaamerat ja iga kaamera on siis vastavalt paika pandud vastavalt inimesele. Ja üks põhiline, üks asi tegelikult, mida väga paljud, kes tehniliselt nagu teavad, ma olen ise märganud, ei ole kogemust olnud kompositsioonitajus, nagu seda saab ka õppida täiesti ja mõnel tuleb see naturaalselt, mõni peab rohkem õppima. Ehk siis õhku ei tohi olla liiga palju üleval, inimene peab olema nagu keskplaanis, teine siis sinna suunda, kus ta vaatab, seal peab olema rohkem õhku. Just, või kui ta otse vaatab, siis on asi nagu tasakaalus rohkem üldplaanis. Need on niisugused klassikalised asjad, et meelega võib ka valesti teha, aga põhiline, et oskad neid asju. Nii et valgus, kompa, heli, räägime helist. Heli on, mikreid on jälle tohutult palju erinevaid, igasuguseid kondensaatorid ja kardioid, mikrofone, et me kasutame ise siin praegu stuudiomikrofoni tegelikult õuest kõik see siuke kohin, müra, linnuhääled tulevad ka sisse. Õnneks on vaikne, ehitajad siin midagi hakkavad varsti tegema, aga... Jah, et siis igasugused mikreid on siukseid, mida saad ka lipsukaid, mida saad kaasa võtta, külge panna, et Marika kasutab siukseid DJI väikseid mikreid, need on ka Rode omasid, erinevaid brände. Väga soovitan. Ja heli võiks olla hea, puhas, et väga tähtis, sest et keegi ei jää sind pikalt kuulama, kui ta ei kuule sind korralikult. Jah, et ka ka mina olen õppinud tehniliselt väga palju selles mõttes, et peab kasutama väga häid kaableid, eriti stuudios, kus võib digimüra sisse tulla või mingid muud häired nagu, et iga kord sa ei saa seda välistada, peab arvestama, et on hea varjestusega kaablid ja head mikrofonid. Nii et kokkuvõttes, nagu kes liiguvad mobiilselt ringi, soovitaks DJI mikrofoni, seda saab ka 2 osas võtta, nii et kui sa tahad intervjuusid teha, väga mugav paned oma telefoni külge, lipsukaga saab stuudios olema ka kasutanud ja kui sa tahad statsionaarset kohta endale luua, siis pigem valida korralik hea nagu Rode mikrid või iganes brändid, kõik on head nagu tänapäeval viimasel ajal. Ja siis on kaamera. Kaameral on ülioluline see, mis annab selle pildi siis? Objektiivi valik on hästi oluline. Objektiivne, see valik peab olema objektiivne, mitte subjektiivne. Et on olemas ju erinevaid objektiive, pigem kasutada neid kaamerad, millel saab objektiive vahetada. Kas videokaameratel saab ka objektiive vahetada? Saab ikka, muidugi. Et on erinevaid, neid brände on ka igasuguseid. Meil on endal Sony A-seeria kaamerad. Ja Red Epicud ja Blackmagicud ja Canonid ja kõik on väga okei. Aga märksõna on siis see, et sul on kaamera, millel sa saad objektiive vahetada, sest objektiiv on see, mis teebki selle ilusa pildi. Just, bokeh-efekti tahad üksinda salvestada, näiteks üksinda salvestada oma koolitust, siis sul on tagant on udune. Ta läheb tagant uduseks ja siis tekib siuke mõnus. Me praegu päris uduseks ei keeranud, et ilusad mäed oleks paista. Et oleks võimalik seda ava siis keerata ja vahetada oleneb tingimusest. Nii et valgus 3 kohas, perspektiiv tagapool, et vaatajatel oleks parem vaadata,
Mikrofon siis hea ja kvaliteetne, sest helist sõltub väga palju, kas sind kuulatakse edasi või mitte. Ja hea pildi teeb siis objektiiv. Just, ja varjud on ka teine teema, et stuudios on tore, kui saab valgused niimoodi paigutada, et neid varjusid ei jää, et sul on seina peal või kuskil on näha nagu inimeste varjud. Ometigi ma olen kokku puutunud inimestega, kes on ostnud endale väga hea tehnika ära ja siis mulle tundubki, et huvitav, neil on nagu tehnika ülihea ja nagu tippklassi tasemel, aga miks nad ikkagi ei võlu sellest välja head pilti ja head videot? Mis see põhjus on? Ongi see kogemus, kombinatsioon, et nende kõikide asjade kokkupanek. See tekib aastatega ja asja vastu peab olema huvi. Mina ise olen tegelikult teatrikunstniku taustaga valguse suhtes ja üldse maalikunstnik olen nagunii maalin ja kompositsioon ja valgus on mind nagu alati huvitanud. Ja kõiki tehnilisi asju saab juurde õppida. Et jah. Ja kui sulle tundub, et nüüd nagu seda juttu kuulates, et need 4 asja, mis me ette lugesime, need kõlavad niimoodi nagu lihtsana, aga tõesti, kui sa tunned, et sa ettevõttes ise ei taha hakata mässama nendega või sul ettevõttes puudub selline inimene, kes oleks huvitatud nendest asjadest sellega süvitsi minema, et siis meil tegelikult on Tallinnas on videostuudio, mis on nüüd 2 aastat juba toiminud ja Boost on nupp põhimõtteliselt, mis algselt sai loodud ise teenindavaks videostuudioks selle mõttega, et samamoodi nagu mulle meeldis tegelikult teha koolitusi niimoodi, et keegi ei olnud kaamera taga ega keegi ei olnud samal ajal minuga ühes ruumis, sest ma tundsin ennast kuidagi vabalt, et ma ise vajutasin neid nuppe, ise siis sättisin ja tegin. Ja algselt oli meil plaan tehagi iseteenindav videostuudio, aga nüüdseks on see muutunud selliseks hübriidiks, et me nägime, et osad ettevõtted, kes tulid ja kellel ei olnud seda kogemust ja kompetentsi, siis nad ei saanud hakkama nende lahendustega, mis seal oli ja nad eelistasid, et oleks keegi tehnik olemas. Nii et seal videostuudios on ka 2 korrust, üleval korrusel on siis koos tehnikuga, kus sa saad kuni 3 inimest teha kas videopodcaste või mingid saateid või midagi muud sellist, mis sa tahad ja seal siis on tehnik, kes aitab sind, et sina lihtsalt tuled ja lood seda sisu ja allkorrusel on väike tuba, kus sa saad üksinda ise seda sisu luua ja tegelikult sinna mahub ka 2, et ma olen päris palju teinud ka laive 2, aga niimoodi, et mitte kedagi kaamera taga pole. Ja selles videostuudios siis me võtame praegu 5 püsipartnerit, et miks püsipartnerit, me nägime, et kõige rohkem saavad kasu need ettevõtted, kes võtavad rohkem nagu mahuliselt seda stuudiot kasutada, sest et nad juba harjusid ära selle stuudioga, nad teadsid, kuidas asjad käisid ja nad hoidsid tegelikult metsikult ka raha kokku, sest et sul ei ole vaja enam siis videotehnikule maksta, mis tegelikult kõige kallim kogu selle videostuudio juures ju ongi see teenuse hind. Viimati kõige pikem kasutaja tegi üle 50 video, salvestas üksinda ära, et ta juba oskas seda teha, sest ei ole nii keeruline. Ja nii, et see püsipartneri pakkumine, see on nagu võtmed kätte lahendus sulle, et ise ütled, mis mahus sa tahad kasutada ja me anname sulle päriselt võtmed kätte, et sa saad ise tulla ja kui sa vajad videotehniku abi meie poolt, siis me saame seda pakkuda. 45 € on videotehniku hind, aga kui sa tahad, sa võid ka koolitada välja või meie aitamist selles osas oma meeskonnas kellegi, kes hakkab seda videotugiteenust sulle pakkuma, et sa saad lihtsalt kasutada seda stuudiot. Ja mis ma ise näen, et see stuudio nagu püsipartnerlus sobibki nagu 2 viisil kõige paremini, et kas sul on projekti raames, et sul on mingi konkreetne projekt, nagu näiteks Kristjan mainis Eduakadeemial oli siin suurem projekt ja ta võttis nagu mahuka selle stuudio kasutamise projekti raames, sai väga soodsa hea hinnaga ja teine variant on selline sisuloome, et kui sa tahad järjepidevalt ka, sa tead, et sul on kriitiliselt vajalik hakata seda videosisu looma, et sa saaksid konkurentidest eristuda, kas näiteks õppevideosid teha klientidele või oma meeskonnale, võib-olla teha videopodcaste, hakata tegema midagi regulaarselt, et siis ka selline samamoodi siis sobiks nagu sulle. Näiteks kinnisvaraettevõtted kasutavad USAs seda ka, et nad teevad oma siis podcastid, kas kasutavad seda Spotify's saab ka ju videona seda lasta ja audiona ja YouTube'is, et siuke seeria kutsutakse siis tuntud inimesi kõrvale rääkima oma ala spetsialiste. Jah, sest see, mida ma olen nagu veebikoolis näinud, et kuidas see videosisu on aidanud kasvada, on just tänu järjepidevusele. Meil on iga teisipäev, iga reede, iga ilmaga, 4 on live ja praegu on meil nagu tekkinud täiesti püsiklientide selliste nagu baas, kes iga
kord jälgivad meid ja kogu aeg toome uusi kliente juurde, et 2 aastaga tõesti kasvada nagu 10 000-lise kogukonnaga. Ma usun, et see on hea saavutus. Ja kui ma peaks ära mainima siin ka ressursid, kui palju me raha siis oleme reaalselt on ju pannud reklaami alla, sest muidugi sa võid kasvatada 3 kuuga ka oma kogukonna seal 20 000 liikmeliseks, kui sul on väga suur reklaamieelarve. Meie olime väike ettevõte, minul ei olnud reklaamiraha ja me tegime seda puhtalt videosisuga praktiliselt. Et tänu sellele nagu... See oligi Facebooki videosisu, et mitte YouTube'i? No me teemegi laive regulaarselt, iga teisipäeva hommik, iga reede hommik. See on meie põhilähtekoht ja sealt edasi hargneb kogu sisuloome, et me läbi sealt teeme reelse, postitusi, kõike muud on ju, sest AI praegu on niimoodi, et kui sa teed video valmis, sa paned AI-sse, AI paneb ise sulle supakad alla, ta teeb transkripti põhjal sulle sotsiaalmeedia postitused, ta lõikab ise ka automaatselt välja reelsid, et meie jaoks on see ajakulu kuskil tund aega ainult sellest videost toota AI abil erinevaid formaate ja ilma reklaami eelarveta jõuda nagu 100 inimesteni, sest et põhiline on ju see, et su sisu peab olema see, mida inimesed tahavad vaadata ja keegi ei taha vaadata ebakvaliteetset mingisugust Zoomi udust salvestust on ju, kui on halb heli ka veel näiteks. No võt, nii palju siis usume, et saame olla kuidagi kasulikud teile selle väikse videoga, sisuga. Ja tervitused siit Lõuna-Prantsusmaalt. Tervitused sulle!